elas metsas mutionu. Muti võib metsast leida küll, lehtpuu metsast, aga vaevalt, et ta endale nii väga külalisi kutsus, sest mutt on väga seltsimatu ja tige loom. Ta võib isegi enda pereliikmed maha murda. Nii polegi imestada, et mutionu pidu algversioon, mis on praegusest 3 korda pikem, lõppes pillapalla pillerkaari asemel salmiga. Haarakal ei olnud saaba, jäänes otsis kark. Taga. Kaaren paistes nokkaga, põder jäigi lonkama. Kaaren paistes nokkaga, põder jäigi lonkama. Hoopis rohkem üllatusin ma siis, kui ma sain teada, et maasikas ei olegi mari, on hoopis kogu pähklike. Ma loodan, et sellepärast ei hakata nüüd laste marjul käimise laule ümber tegema. Kuigi iseenesest kõlaks väga luuleliselt, korvi täis kogu pähklikesi. Võrtsjärve lähistel asub Marjasoo talu, kus ligi 12 hektaril ammendatud freesturba väljadel kasvatatakse mustikaid ja jõhvikaid. Rabamets on küll salapärane, kuid majandamiseks ei sobi. Metsamarjad annavad talule sissetuleku ja mahajäetud turba väljadele uue elu. 24 aastat tagasi rajatud istandus pakub aga praegugi veel peremehele pidevat avastamist ja lõputut eneseteostust. Kui mets maha võetakse, siis on kõige mõistlikum istutada uus mets sinna asemele. Kui aga jääb turba raba tühjaks, mis on siis kõige mõistlikum siia teha? Oleneb rabast, rabad on väga erinevad. Kui on kuskil lagunenud turbaga Põhja-Eesti rabas, see on kõige mõistlikum nii tühjas kaapida kui saab ja see on nullist pihta hakata, sest see hästi lagunenud turvas pestakse lihtsalt minema. Aga kus on jäänud nüüd selline, ma nimetan neid sotsialismi laipadeks, kus on veel kõlbliku turvast küllalt peal, 2-3 meetrit. Sellist vähelagunenud turvast sinna kannab marjakasvatuse teha. Aga siia metsa istutada? Ei ole mõistlik, metsal on vaja suurt biomass või suurt toidubaasi taha. Hea näide on seal. 25 aastat tagasi kasvatati muru, väetati, hakkas mets kasvama ja praegu metsta just ei ole. Te alustasite jõhvikatega? Jõhvikatega alustasin, mustikast ma ei teadnud midagi, internetti ka ei olnud sel ajal veel, aga hakkasin otsima kõrvale. Ja siis leidsin Kanadast Põhja-Ameerika looduslik mustikas, seesama ahtalehine. Ja sellel aastal on ta umbes 6 tonni põllus, ei ole mõistlik üles võtta. Korjamine on kallim kui müümise võimalus. See teekond inimeseni on nii pikk, et tähendab seda teekonda ei ole vaja läbida. Sel suvel oligi, meil käis umbes 1000 peret endale korjamas. Aga sellest ei piisanud veel. See on nüüd üks vanemaid mustikapõlde mul, see vahepealne kõrge, see heledam roheline on kuskil 15 aastat kindlasti vana. Ja see ei olegi sort, see on nüüd liigina, liik on see, mis on looduslik, ka Põhja-Ameerikast toodud ahtalehine mustikas. Tema levib maa alt risoomidega laiali, siin oli muidu 8 rida, nüüd on ühtlane väli ja katab terve pinna ühtlaselt ära ja teda tuleb siis vahete vahel tagasi lõigata, et ta paremat saaki annab ja noorena püsib. Teil on ju siin palju erinevaid sorte? Jah, mul on neid seemikuid on ikka mitukümmend 1000 ja nendest ma olen kuskil 10 välja valinud. Kaua aega võttis enne, kui esimesed mustikad, jõhvikad saaki kandma hakkasid? Kui nüüd kõik korda läheb, midagi vigu ei tee, siis saak tuleb 5.–6. aastal. Vigu on väga lihtne teha. No metsas on ju vahel nii, et vahel on hea marja aasta, vahel ei ole. Kas siin on samamoodi? 15 aastat olen ma saanud nüüd siin neid saake jälgida. Ahtalehine mustikas ei ole veel saagist ilma jätnud. Kui kauaks nad võivad siia jääda? Mis on tema eluiga? No kindlaks on tehtud 10 500 aastat ühe koha peal mustikapõõsas kasvanud. Ta ühest otsast sureb ära, teisest otsast kasvab edasi ja kui nüüd turbaga koos vaikselt ülespoole kasvab, siis ta võib väga kaua olla. Küll tahaks öelda, et oleme jõudnud Jõhvika rabasse, aga tegelikult oleme hoopis Jõhvika peenra ääres. Kus need on toodud? Mis jõhvikad ja sordid need on? Need on nüüd meie oma metsadest või rabadest otsitud jõhvikad. Üks on Virussaare rabast ja teine on Maimaa rabast. Selle järgi ka nimed Virussaare ja Maimaa.
seal on leitud siis ilusamarjaga põõsake, seda on nüüd paljundatud ja nendest on saanud istutada põldusi. Nii et ühest põõsast on hakanud peale üks sort. Ja need on Eesti oma maised täiesti oma jõhvikas. Aga mis vahe nüüd on jõhvikakasvatusel ja mustikakasvatusel? Nad ju looduses ka ei kasva päris koos. No ja mustikas natuke kuivemad maad. Jõhvikal on selline asi, tema mitte ega ta vett nii väga ei otsi, aga vesi kaitseb teda teiste taimede eest. Tema vees märja koha peal peab veel vastu, kus teised enam ei pea. Ja siis siin põllu peal on nüüd hästi näha, see on nüüd vana põld üle 20-22 aastat vana juba. Vilpea ja jõhvikas on enam-vähem koos ja on tekkinud peaaegu looduslik selline juba situatsioon. Paremates jõhvika kohtades on ka nii, et siirdesoodes see pinnas all on veel toitainerikas suhteliselt on olemas, vesi on peal, vilpea jõuab veel kasvada, jõhvikas jõuab ka kasvada, nad kahekesi koos toimetavad, muud taimed kipuvad ära kaduma ja turbasammal tuleb ka veel sinna juurde. Ja siis turbasammal pika peale saab neist mõlemast jagu, tekib kõrgraba, kus ei kasva enam ei vilpead ega jõhvikat, aga sinna on umbes paar tuhat aastat aega siin. Saaki annab jõhvikas kenasti, 5-6 tonni hektarilt ja marjade suurus ei kao kuhugi. See käib taimedega kaasas. Probleemiks on pigem saagi korjamine, mida saab teha vaid käsitsi ja tuleb olla väga ettevaatlik, et mitte marju ära tallata ja taimi vigastada. See korjamise töö esiteks on sügis, ta on külm, paha, märg, porine ja käsitsi töö on karmilt maksustatud, nii et seda teeb hinna nii kõrgeks, et kas tuleb leida mingisugune abivahend, millega korjata või siis lasta rahvas põllule endale korjama, muud versiooni praegu ma ei näe. See on Euroopa jõhvika ainuke põld maailmas, seda ei ole keegi enne kasvatanud. Kasvatatakse Ameerika jõhvikat, seda saab kraabiga võtta, seda siit vastu maad ja siin täiesti peidus seda kraabiga võtta ei saa. Pole keegi enne teinud ja ei ole ka tehnoloogiat. Aga jõhvika turustamine? Üldiselt muidugi mari on ka nüüd selle meie nagu üldse selle kaubanduse ja toitumise mõttest on ikka anakronism või selline möödunud nähtus juba. Pakend peab krabisema, pudelikorp peab paukuma või midagi sellist, siis süüakse marjana väga vähe tarbijaid. Nii et ikka produkt tuleb temast teha. Valmis toodetega on aga lood keerulised, liiga palju nõudeid ja vahendajaid enne kui toodang tarbijani jõuaks. Kuigi potentsiaali on, nagu ka kasutuna seisvaid turbaväljasid. Kui kaua läheb aega enne kui mets tuleb siia peale, kui nüüd siin enam inimtegevust ei toimuks? No kui ikka päris raba lihtsalt niisama maha jääb, siis sinna metsa ei tulegi peale. See võib kõike muud tulla, aga kus on väedist saanud, siin meil kõrval on praegu selline väljak, kus kasvatati olümpiamuru ja väetati seda ala ja hakkas siis pärast kask ja mänd kasvama, aga kui nüüd siia pilt peale lasta, siis on hästi näha. Kask on juba väsinud, mänd veel kasvab, aga juurdekasvud on jäänud lühikesed. Tähendab seda, et see väetis on otsas, maa seest lagunemisega eriti midagi juurde võtta ei ole, sest ega turvas maa sees ei lagune 10-15 sentimeetrit pealt, mis seal nagu annab toitu välja. Nii et päris ma ei saagi ütelda, et oleks mõistlik metsa kasvatama hakata raba peal. Valgejänes jõus kõgest väest inne siis, kui tal tuud hädaste vaja on. Kui vähegi saa, siis jänes vedeles samamuutu tugitoolin nagu palju inemisegi. Arvata on tal ka oma telekas, kust oma nuubaga tiid kaia. Avat oma sitta disain maam jänes virk. Edimene tulemus tule tal vetel ja kole, siis ta süüdu sisse, lask hindast viilkõrt läbi ja tõle tulemus ongi nu ilusa pabula, mida pane või kommipuuti müüki. Isegi kõige veendunumad linnainimesed on kindlad, et metsa sattudes loeme me seda nagu raamatut, sest lõppude lõpuks mets ei ole ju keeruline, kui tead, kuhu suunas minna. Täna õpetame me metsa lugema natukene ridade vahelt. Ma olen palunud metsapeatusesse Nikolai Laanetu ja Nikolai on mees, kes on elu jooksul kokku korjanud üle 10 000 koguse loomasõnnikut. Ja täna me teeme mõned olulised asjad selles põnevas pealt näha küll sirgejooneliselt, aga põnevas maailmas selgeks. Nikolai, millised need põhilised näidised teie kogus või kollektsioonis on?
No mina hakkasin omal ajal uurima Saarma toitumist, kui Saarmast oli hästi vähe. Ehk Saarma oma on põhiline? Saarma oma on põhiline ja ma olen kogunud ka teisi, ainult et teistega on see häda, et teised koi lööb sisse. Jätsime siin autod seisma, tulime autodest välja ja mõtlesime, et lähme siit metsa. Kui kiiresti me siit üles leiame loomtegevuse jälgi, neid välja heidetana just nimelt? Me leiame neid liigispetsiifilise ekskremente seal, kus on tegelikult need elupaigad, kus nad liiguvad ja kus nad peatuvad ja paljudel juhtudel on need ka territooriumi tähised. Tee äärest ju ometi ekskrementi leia, ükski loom ei tule ju tee äärde oma häda toimetama. Vastupidi. Ja vaata, loomad on ka niimoodi, et kui on ööaeg ja rahulik aeg, siis ega nad väga pari sisse ei roni. Nad liiguvad küll varjatult, aga üsna tihti tulevad tee äärde. No aga vaatame, kas me siis leiame siit samast, te väidate, et me leiame siit samast kohe midagi. Leiame, et kui rebane liigub, siis tema jätab oma need ekskremendid selliste mätaste peale. Harilikult on mõistlik vaadata siit kuskil mätta harjalt või siit ülevalt. Nii. Näed, siin üks pabul ongi. Siin on näha, et siin on ta istunud kükitanud, jala nagu jälgi ka liihutanud. See ongi nüüd rebase ekskrement seal. No kaugelt vaadates võiks arvata, et muidugi see on ka kuidagi käbi või puuoks, aga see on nüüd väga palju teist värvi ei näe. Ei, ta ei ole jah, aga no siit on näha, et siin on sees üsna palju selliseid sulefragmente, No see väiksed need ongi, siin pool, ma vaatan siit, kui te pöörate veel, need otsad siit valged. Need on sulenäpsud ja otse kanalast. Jah, ei ta kanalast ei ole, aga ma arvan, et niimoodi, et sügisel siin metsastab laanepüüd, aga hästi palju on siin kraavidel parte, sinigal parte. Kas see rebane või teised loomad, kas teevad nagu kuhu juhtub? Ei tee, see on väga kindlad kohad. Kuna Saarmaal on ka ekskremendid ja sellega kaasneb, ütleme, et anaalnäärmete eritis ja uriin on tegelikult ka haisumärk, siis ta on territooriumi tähis ja sageli nad panevad sellise hästi väljapaistvale kohale, kas kivi tippu, kivi otsa, ütleme, et liiva plössi peale või siis jõe või oja või kraavi suubumiskohta ja need on sellised kohad, kus harilikult liigikaaslased peatuvad. Ja täpselt on ka rebasel on see ekskremendid täidavad teatud funktsiooni nagu territoriaalsuse seisukohalt märgistamisel. Kui me siin seisame, metsas ikka ju vahepeal mingid erinevad lõhnad kuni haisud välja. Kui erinevalt metsas elavate loomade sõnnik haiseb? No tegelikult, ütleme, inimese nina on üsna nüri. Ega väga palju ei tunne, aga on olemas ikkagi mõnede loomade ekskremendid, kui sa ligidalt nuusutad, siis tunned ära. Ja ka sea sõnnik võib teinekord haisida ja tunda ikka füüsiliselt juba eemale. Ütlen, et põdra, metskitse ja need sõnnikud meie nina ei erista. Aga samas on niimoodi, et kuna ekskrementeerimisega käib kaasas ka uriin, siis näiteks ilvese puhul ja kui ta territooriumi tähistab, siis need kohad võivad vabalt haiseda ja hundil on samamoodi. Et tegelikult haiseb enam uriin kui see ekskrement, sest kõikidel on anaalnäärmetest eraldub nagu sellist lõhnainet ja see on spetsiifiline ja selle järgi on võimalik liiki eristada. Ja me otsime kährikute paiga üles. Nii, kas me nüüd oleme jõudnud siis käimlasse? Kuna jah, see on niisugune kultuurselt öeldud kähriku nagu käimla või siis ütleme, et see asjal käimise koht. Ja ta käibki ühes samas kohas, uuesti tuleb siia tagasi ja kasutab sama kohta kogu aeg. Kui sa vaatad seda biotoopi, siis seal on üks selline soo elupaik, siin on selline kuusketalune mõnus käik ja siia nad tegelikult teevad oma käimlat ja ta tuleb siia. Ma ei tea, see on ikka reflektoorne, kui ta tunneb juba parajat haisu ja kahele liigile on käimlate olemasolu väga spetsiifiline, see on mäger ja kährik. Kährikvara ekskrementide tüüpiline selline hallitus ja kui siit edasi vaadata, siin on ta söönud hästi usinast õunu, paksult on õunu täis ja siin hakkavad tulema siis juba sellised hallitusseened, tegelikult ka väga palju hallitusseeni ja seeni utiliseerivad ka loomade ekskremendid ära. Nüüd ega siin tegelikult järgmiseks aastaks kevadeks on see plats puhas. Loodus, see on üks lõputu ringlus. Võiks olla lõputu käia ja kesta igavesti.
Metsapeatuses me saame nüüd teha tõelise metsapeatuse, sest et siin on varem teinud metsapeatuse. Nüüd siis põder. Sellest ma juba sain aru, et me otsime põdraga, aga kas me oskame selle põdra kohta siin ka midagi täpsemalt öelda? No siin on tegemist tegelikult, kui ekskremendi kuju järgi vaadata, siis on tegemist ema loomaga või mullikaga. Sest see on huvitav küll, aga ütleme hästi formeerunud ekskrement on emasel ja mullikal on piklik ovaalne. Ja isasel on natukene ümmargusem ja kandilisem. Tammetõlu, see on nagu emase oma siis umbes, nagu tammetõlu kujuga. Aga see ei ole 100%, see ei ole alati kindel, aga nii palju, kui mul on nagu praktikat, jahikogemust ja niimoodi, siis selle järgi tegelikult oleme ikkagi öelnud ära, et tegemist on lehmaga või siis mullikaga. Aga räägime mõne sõnaga põdra suutlikkusest ka, et kui palju tegelikult päevas põder toodab, siis seda sama, mida meie siin natukene leidsime. No tegelikult ma võin praegu eksida, aga ta 10 hunnikut teeb, aga see on tegelikult üsna täpselt ära määratletud ja selle ekskrementide hunnikute järgi tehakse loendust ja selle järgi hinnatakse isegi põdra arvukust nendes elupaikades. Tule siia, siin on üks siukene huvitav junn veel. Huvitav junn veel, väga hästi. Nii. Sa vaata, siin on siukene see valge ei ole ju junni. See ei ole, aga vaata siin põdra sääre luu. Siin on üks vennikene ta närinud ja siia on siis pandud nagu oma eksperimendi siia või ekskremendi. Ja väga lihtne selles mõttes, et see on valge, see on siukene omaette märk, ta on isegi atraktiivne söögiks ja see on tüüpiline rebase komme siukse nähtavale kohale panna oma junn paika. Ehk jälle, nüüd me alustasime rebasega ja lõpetame ka rebasega. See on rebase junn. Jah, see on rebase junn. Mis see meil ütleb, et see konkreetselt rebane on? Näpuga ei proovigi Suurus. Seda. Ei, esiteks see ekskremendi paiknemise koht, siil. Ja kui vaatad, siis ta on puhtalt hiirekarvu täis. Kas linna rebase, sest et rebane ju käib väga hoogsalt linnas ja metsarebase ekskrement omavahel erinevad ka? Kas on näha, et linnas toituv loom on hoopis teise toidu peal? Mina olen leidnud ükskord sellise kähriku ekskremendi, mis oli täis siis vorstinahku, neid sinkleid, siis oli tinapaberit, konfigipaberit ja siuke niimoodi, et ma võtsin kaasa mul ta kodus tegelikult. See on nagu jõuluehe. Särab, aga kährik ongi selline, et vastu talve ta sööb kõike, millel toidulõhn on juures. Aitäh Nikolai selle reisi eest. Metsa, nendesse ma arvan, et sobib. Punktidesse. Kõge pikaolisem mõtsaväli Lillenurme Johannes pedasi mõtsavelena vastu 31 aastat. Muidugi sai ta kodutalust kõva tukke, aga tuust huulmalda oli neid tunde ja kuid küllalt palju, mil ta sai ka mõtsan kuuse all ella. Tuule mõtelden ei tohisigi olla väga rasse lämmand arenistu ja krõpet elektriarvet massa. Mis need inimesed ütlevad, kui sa ütled, et täna ma pakun teile õhtuks uhakaid? No küsivad juurde tavaliselt, sest nad ise ei julge teha, aga kui teha, siis ma ütlen, et ega siis see on väekas ja maitsev ja ega siis ma iga päev ka neid ei söö. Ma ei saa endale ka seda luksust iga päev lubada, ainult headele sõpradele heas seltskonnas, siis muidugi. No näed, sõber malts tuleb vastu. Malts on väga hea toidutaim. Malts on kasutatud aastatuhandeid toidutaimeks, see on hall anemalts. Võid öelda, et ma söön selle lehe ära ja see on kohe nii maitsev, et ma homsest päevast tahaks ma söön ka, et ma siis koos sureme või? See maitseb nagu tavaline malts, see on täitsa selline... Täitsa maltsa maitse. Sellest saab väga head pestot. Natukene kummastades läbi, see meil kergem seedidega, meil harjunud ju seda lausa rohelist sööma. No ta ei ole kibe ega ta ei ole magus. Aga paneme natuke soola juurde, keedame ära, siis on väga hea, siis on delikatess. No kui sa ütled nii, samas mitte keegi neid tänapäeval enam ei kasuta. Kui sa ütled, et need on aastatuhandeid tarvitatud, miks ma siis mitte keegi ei söö maltse ega uhakaid? No sellepärast, et me oleme ju tarbimis- ja infoühiskonnas tänapäeval, ega me kardame metsa ja me ei tunne taimi, selles on asi. Ja me oleme taimedest nii kaugele läinud. Mis me täna teeme? No teeme siis metsasuppi. Teeme metsasuppi sellest, mis täna leiame. Ja ma arvan, et alati on niimoodi, et inimesed ütlevad, ilma lihata ei saa ju suppi teha. No ütleme, et nõges asendab meil liha,
ja ma arvan, et kui me koore alt leiame mõne koore üraski, siis me saame rasva ka supi peale. Supil oleks maitset ka vaja. Mis sa muidu supile paned? Paned porgandit ja erinevad juurvile, tilli ja sibulat. Peterselli. No vaatame, metsast sibul oskad leida? Ei oska. Kuidas metsasibulu nimi on? Ei tea. Metsasibul. Ei, see on lauk, metsik lauk. Ja sa ütled, et see maitseb kõik nagu sibul, jah? Loomulikult. Võimaliselt murdada. Palun. Ta on nagu sibula maitsega, aga ta meenutab sibulat, aga sibula vastu ta ikka nagu ei saa, ma võtan oma ette. No loomulikult see oleks ka ju jama, kui kultuursibul metsas kasvaks. Kui palju sa kardad praegu, et me võime puugid külge saada? Puugi vastu aitab küüslaugu, värskelt riivitud küüslaugu küün. Riivid küüslaugu küüne ära ja paned peale, see tõmbab mürgi välja ja täpselt sama hästi toimib vareme rohi. Lähme kõigepealt otsime oma põdrakanep ülesse. Põdrakanep on taim, millest kõlbab süüa kõik. Nii lehed, õied kui ka juured. Täna võtame siis need noored õiepungad, need võiks panna salatisse. Need võiks noored lehed ja õiepungad salatisse ja ülejäänud osa kas teeks või supi siis. See on hästi huvitav, mis maitsega see tee tuleb. Need on täpselt ühe maitsega. Malts maitseb täpselt samamoodi kui põdrakanep maksab samamoodi. Kõik sellised rohumaitsega nagu rohulibled. Jah, ega enamus on. See on esimesel korral nii ja väga paljudel taimedel on niimoodi, kui sa kuivatad, siis tuleb nagu teine õige maitse esile. No nii, mis meil veel puudu on? Hapud, sipelgad on meil puudu. Aga mul sipelga korjamiseks ma pean tegema ennem kasetohu mingit tutu. Aga sipelgaid sobib süüa ikka siis nii, kui nad on üle kuumutatud, eks ole. Sa ikka jooksvaid sipelgaid suhu ei pane endale ju. Ma arvan, et jah, parem on supi, sest siis nad annavad oma sipelgappe mõnusa hapu supile. Ega need sipelgad ei ole nüüd igapäevasöök, aga näed, siin on sipelgate maja, siin on nende elamine. Me tohime selle kohe niimoodi ära lõhkuda, jah? Ei, ega muidu ei tohi, kui inimesel häda ei ole. Loodus lubab siis, kui inimesel on kõht tühi ja tal on süüa vaja. Nii sama lõhkuda ei ole kellelegi antud. Näed, siin on sipelgate munad ja võtame natukene siis inimesele toiduksid, kui on häda käes ja vaja. No nii, mis me teeme? Kas me otsime ka üraskeid veel? Seal oli üks suur puu, lähme vaatame, kas seal maha langenud puu koore all on. Siit ühe tõugu me juba leidsime. Tegelikult jah, ei, siin midagi maitsvat siin selle puu all ei olnud. Äkki siis loobume täna üraskitest? No, ühe leidsin selle. Oi, mis sellega nüüd tehakse? No, see on nüüd toitev lihaga. See tähendab, et selle võiks kohe ära süüa või? Minugi pärast kohe, aga ma arvan, et koos maasikaga on parem. See näeb muidugi vaadagi selline välja, eks ole. Ta on hall ja pruun. No, see on kõige. Aga üleüldiselt ma ei soovita eriti sitikaid ja tõukusid süüa, eriti, sest selleks peab ka ise väekas olema, aga muidugi need, mis lausa puu sees on, üraski tõugud on väga maitsvad. Igal juhul parem kui vihmus. No, proovime. Ma seda parmu ei tahaks süüa. Oh jumal. See läheb katki nagu mingi... Oh jumal, see prõksub suus. Ja tal ei ole mitte mingisugust maitset. Ma kartsin, et tal on mingi mulla maitse. Mitte mingisugust maitset ei ole. No, maasikas on muidugi hea. Issand. Ega siis looduses ongi niimoodi, et tuleb kombineerida, ega siis ei saa ju tahta nüüd, et lausa loodus teeb meie jaoks praed valmis ja paneb veel vürtsi ka ja muidugi on taimed, mis võib panna vürtsi eest, aga selleks tuleb nad otsida ja ise kombineerida. Siit leidsin sulle kollane seaernes. Väga maitsev. Temal on õieterne maiguga. Ka toorelt süüa maitsev, jah? Jah, tal on õieterne maiguga. On ernesem. Natukene ikka on. Natukene võib-olla tõesti on. No nii, aga läheme ära siis, eks ju. Nii, Mercedes, mis nüüd edasi saab siis? Nüüd tuleks nagu peenemaks teha ja asjad potti mahuks. Hästi.
tegelikult nüüd, et sinna ka maitse juurde tuleks, me peaks ikka natukene soola lisama. Proovimegi juba maitsmise järgi. Esimene proovimise koht. Oota, puu peale ka põletud keele mida üle. Paneme sinu soolaga sisse. Soe roovesi. No kas see supp on nüüd 10 korda parem kui see supp, mida me tavaliselt kodus teeme, kuhu paneme kartulit, kapsast, porgandit? Meil on kapsa asemel olemas ohakas, herne asemel meil oli paar hiireherne õitka ja liha asemel on nõges ja siis on taustaks maitseks maltsa ka veel. Ja soola panime ka natukene. No, nüüd äkki hakkab juba liha maitsega juurde tulema, proovi nüüd. Kas supp hakkab juba valmis saama? Jah. Ära ütle. Ongi valmis? Jah, sellel supil tõesti on mingisugune maitse. Juba on supi maitse juures? Jah, see ei olegi ainult soolamaitse, see ei ole roovesi soolaga. Siin on mingi muu maitse hakkab tulema. Ma ei tea, mis asi, kas see on nõges, mis sellest maitset annab? Nõges hakkab andma. See annab täitsa nagu supi moodi maitse, nagu porgandi maitse või ma oskata kartuli või mingi selline maitse tõesti selle supil on olemas. Tõesti liha maitset ma nüüd ei taju. Väga ei saagi, aga no mis siis viga oleks, kui kõik nõgessed laus filee liha oleks, siis nad ei oleks enam nõgessed. Kas sina seisad selle eest, et inimesed kodus tegelikult võiksid nüüd sellist suppi tegema hakata? Vaata, ma arvan, et nii kaua, kuni meil ei ole head tervist, nii kaua, kuni meil on allergiad ja asjad ja me oleme loodusest nii kaugenenud, et me ei saa enam lehmapiimagi joodud, siis tuleb sellise väeka toidu ja väga tugeva naturaalse looduse toidu sööma õppimine uuesti ära õppida. Harva mõtsan trehvas päkk, astma kos on mõmmi jäkk, aga kui ast ma ei ütle üäkk, tuu on innem boonusträkk. Aga meil ei olegi väga kaua enam kannatada, selle et järgmine mõtsa peatus juba pool tunni vähem kui nädali pärast.